tere tulemast Musta kassitaro lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 18–24 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin karikate paasiga. Karikate paas tuleb uudistega. Ja kuna siin kõrval on teil kohe sauade 10, mis minu jaoks on raske koorma kaart. Te olete kas ise endale võtnud raske koorma või on teile pandud raske koorem ehk liiga palju ülesandeid. Olete enda õlule võtnud või on need teie õlule pandud ja te tunnete, et te hakkate selle ajal kokku varisema. Siis ma loodan seda, et see paas tuleb nüüd heade uudistega, et teil seda koormat kergendada. Ja kui see paas ei tule, siis 3. kaart on hermiti kaart. Hermit on küll erak. Võib-olla te mõtletegi, kuidas oma koormat kergendada, kuidas seda delegeerida või ära jagada, et te nagu üksi ei jaksa enam vedada. Siis hermiti kaart ongi selline järelemõtlemise kaart, aga ta on ka selline kaart, kus hakkab nagu lamp peas põlema, et tulebki see lahendus. Et see on täpselt selline kaart, et pimedas toas keegi paneb tule põlema ja näete palju selgemalt. Et kui see baas ei tule nende uudistega, kuidas seda koormat kergendada, siis te ise saate sellest aru. Teile tuleb endale see mõte pähe, kuidas saate oma koormat jagada nii, et ei tunneks ennast seal ära vaevatuna. Ja see tuleb teil hästi välja, sellepärast, et viimane kaart selles ülemises reas on teil karikate 10. Karikate 10 minu jaoks on täielik idüll. See on selline kaart, kus vikerkaar on taeval, kõik inimesed on rõõmsad, kuna karikate kaart on emotsioonide kaart, ta on meie tunded, emotsioonid ja meie suhted. Vot siis meie suhetega on kõik korras, ehk siis teie suhetega on kõik korras. Teil on nagu absoluutselt igal pool kõik hästi, teil on töö juures kõik hästi, teil on kodus kõik hästi, teil on sugulastega kõik hästi. Teil on super hästi kõik selle karikate 10-ga. Siin all on karikate kuningas. Karikate kuningas ongi inimene, kes on rahulik. Kui tema ülemus on, näiteks karikate kuningas on ülemus, olete ise karikate kuningas, olete kellegi ülemus, teil on hunnik alluvaid, siis karikate kuningas on selline inimene, kes suudab jääda rahulikuks ka kriitilises situatsioonis. No ma ei tea, tööline keerab seal mingi jama kokku. Teie võtate asja rahulikult, seletate talle, vot niimoodi ja naamoodi, pole hullu, teeme ära, leiame lahenduse ära sellepärast endast välja mine. Ikka juhtub, me teeme vigu, me oleme inimesed. Karikate kuningas jääb rahulikuks, ta ei lähe närvi, ei hakka seal karjuma, miks sa nii rumal oled, kuidas sa aru ei saa. Ma olen sulle mitu aastat seda rääkinud, niimoodi ei tohi teha. Tema on rahulik, tema suudab rahulikuks jääda ka siis, kui kõik ümber ringi, pead laiali ringi jooksevad. Ega suudab paanikas aru saada, kuhu minna või mida teha. Karikate kuningas säilitab rahu. Ta on tark, tal on oma tarkus, ta tugineb sellele, mida ta teab ja kui ta kõike ei tea, siis ta õpib juurde. Et vot selline rahulikult elusse suhtuv inimene. Kui te olete see ise, on see väga tore. Kui te ise pole see, siis teil on vähemalt selline sõber või tuttav või töökaaslane, kellele te võite alati loota, kelle õla peale te võite alati oma pea panna. Ta toetab, ta seletab, ta rahustab ja aitab, kui saab. Edasi on siin müntide 2. Müntide 2 räägib sellest samast raskest koormast, aga ta räägib sellest nii, et tuleb leida tasakaal enda töö ja puhkeaja vahel. Ei saa tööd rabada nii, et ennast ära katkestada. Tuleb puhata ka. Ja siin on müntide 3 viimase kaardina. Müntide 3 minu jaoks on ka töö tegemise kaart. Ta on siuke pühendunud töö tegemine, aga ta minu jaoks on ta ka siukene kirjutamine, projekti tegemine, vaikselt omaette nohistamine, võib-olla plaani tegemine. Nagu selline... Ta on küll töö tegemine, aga ta on nagu rahulik töö tegemine. Ei ole selline uisapäisa edasi-tagasi jooksmine ega rabelemine. Ta on selline rahulik laua taga istumine, vaikselt oma asja ajamine, paberimajanduse korrastamine, võib-olla seal ka, ma ei tea, tšekkide kokku panemine, raamatupidamise tegemine. Vot midagi sellist. Mis siis kokkuvõtteks? Teil on raske koorem.
Kas tuleb nüüd see baas teile uudistega, kuidas seda koormat kergendada, pakub abi? Või siis saate ise kuidagiviisi, tuleb teile see mõte, kuidas enda koormat kergendada? Võetakse teil üldse see nagu vähemaks? Teil on nagu täielik idüll. Kui te saategi oma koormat natuke kergendada, siis on teil aega ka mõelda puhkamise peale ja selle peale, et elu on tegelikult nii ilus, et ongi vikerkaar taeval ja kõik on super hästi. Tasakaal on teil endal olemas, no mis siin veel, ega polegi rohkem midagi. Saategi vaikselt nohistada, oma tööd teha ja plaane teha tulevikuks. Vot selline nädal tuli teile, armsad skorpionid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.